Koolivaheaja esimene päev oli nii vilets, et vanaisal isegi natuke pea valutas. Ta ütles, et see on õhurõhu muutusest. Ema ja isa olid paariks päevaks kutsutud ühele pulmapeole ja niisiis hoidis vanaisa natuke minul ja Sofial silma peal. Laupäeval olime Sofiaga vanaisa raamatute toas. Vanaisa pidi vahepeal poes olema, siis kui keegi tahtis midagi antikvariaadist osta või lihtsalt vaadata. Lähme ka poodi vaatama, mis vanaisa teeb. Mitte praegu. Miks? Mis sa kirjutad? Ma lahendan ristsõna. Mis sõna sul puudu on? Enamus on puudu. Lahenduseks on Aafrika savannides kasvav lehtpuu. Lahenduse ma saan siis kätte, kui ma teised sõnad olen ära arvanud, nagu ehitis veekogu ääres, lendav mänguasi, puuvili ja nii edasi. Lendav mänguasi võib olla õhupall. Ei, see ei sobi. Aga siis paberlennuk? Ei. Sofia, ma tahan seda ise lahendada. Aga mina tahan ka lahendada. Ma võin sulle siit rebida ühe lehe, aga sa ei oska lugeda ju. Lahenda siis ise oma ristsõna. Ma lähen vanaisa juurde. Aitäh teile, me tuleme siis esmaspäeval sellele lauale ja toolidele autoga järele. Kõike head. Kohtumiseni. Sofia. Kärt ei tahtnud, et ma tema ristsõna lahendaksin. Mul on siin kuskil üks pusle, kui sa tahad. Vanaisa, kas sul ei ole laste ristsõnu? Oota. Ma vaatan, ehk isegi on. Kas sa müüsid selle laua ära? Ja, toolid ka. Näed, siin on sulle midagi. Vana ajakiri. Vanaisa, kas sa kiusad mind või? Tead ju, et ma ei oska lugeda. Ja see pole eesti keel. Ei ole ju. See on jaapani keeles. Aga sul pole vaja osatagi lugeda. Kuidas nii? Vaata, viimasel lehel on lastele lahendamiseks ülesanne. Mis see on? Sudoku, Jaapani numbrimäng. Kuidas see käib? Sa pead igas reas ja veerus saama numbrid 1-4. Kas veerg on ülevalt alla? Just. Vaata, mis number on esimesest reast puudu. 3. Õige. Ja siit veerust? 3 ja 4. Jah, aga kuna siin reas on juba 4 ja 2-4 ei saa olla, siis siin on 3 ja siin 4. Tubli. Keegi tuli poodi. Ma pean minema. Mine. Kas sa müüsid veel ühe laua? Ei, ma müüsin ühe raamatu ahvidest. Tead, vanaisa, minu lasteaias käib üks poiss, Paul. Ta ütles, et tal on kodus ahvi leivapuu. Aga leivad ei kasva puu otsas. Ja kas ahvid söövad üldse leiba? Ahvi leivapuu ei ole küll otseselt leiva ega ahvidega seotud. Kuigi jah, tema viljasisu on küll söödav ja vitamiinirikas. Selline puu on siis olemas? Näed, isegi mul kasvab siin üks. Aga Aafrika savannides on nad kümneid kordi suuremad. Oota, ma tulen kohe tagasi. Kärt, ma tean sinu ristsõna vastust.